Да, мы уже купили цветочки. Да. Мы женщины практичные, пошли навестили рынок. Да. Посмотрели, какие цветочки продаются, впечатлились. Silmad on lahti. Ärganud tähendab seda, et ei maga. Ja särate. Minu nimi on Ivika. Ja ma olen ikkagi kohalik tüdruk. No mis tüdruk? Vana naine. Aga hing on mul noor. Hing on see, mida kirjeldada ei saa. Hing on kusagil, duša vene keeles. Spirit. Soul, jah. Et täna me sõidame natuke ringi põhiliselt mööda randa, rannikut ja näeme merd. Need on vist keelesõbrad, kes oskavad ka lihas valutab öelda. Õpetaja. Ikkagi õpetajad koos. Suurepärane Tunees ja normaalne. Hea. Hästi. Kõik korras. Aitäh. Там есть море? А, море мы еще 100 раз увидим. Здорово. Nii on teeb. Tee mõned, aga me ei jõua lihtsalt, meil oli 15 minutit. Ja sellepärast me nagu ei lähe. Siis ma lähen sealt. Ой, Наташка, молодец, такая смелая. Наташка, нормально все? Давай. Ja sõidame edasi. А где наш Тристан вообще? Ну, раз, два, три. Так, готовы? Пись. Наталья. Где Наташа? Наташа, блин! Ну, давайте уже. Беги, Шуга, беги.
Siin kõrval vasakul on siis sellised väikesed majakesed. Nii, kas need on teie suur rohuala? Võru eesti keeles. Et nüüd näeme siis, pärast tuleme siia tagasi ja ka seda suurt hotelli veel siit paremat kätt. Ja sõidame siit küla vahelt läbi. Et siin siis tõepoolest üle 100 aasta tagasi esimesed majad tekkisid need, kellel oli palju aega, sest ega tavaline inimene, kes oli tööinimene, temal ei olnud aega niimoodi käia ringi mööda randa, mööda metsaalust. Tema pidi tööd tegema, tavaliselt oli aega ikka neil, kes olid. Нет, я просто думала, что это норвежский. Да, вот. Сделали главное. Да, я узнала. Ja ka vene keeles, et kogu informatsioon on ilusasti olemas. Ja me seisame praegu, näete, siin pildi peal on ka väravad. Seal on need väravad, karuväravad. Miks karuväravad? Sest te näete, et siin on karu. Aga need karud tulid alles presidendi ajal. Et kui see loss ehitati, selliseid väravaid ei olnud. Ja vaadake, sellel karul on nina katki. Tal ei ole nina, teate miks? Sest Nõukogude ajal oli siin piirivalve. See oli, lossi sai küll, või sellele parki sai sisse. No lossi enam ju ei olnud. Igale lapsele omad hoidjad, õpetajad, teenijad. Teate, kes on päkapikud? Очень красиво. А кто это? Это гномик? Такого не было раньше. Тук-тук. Орел сильный. Квадриорги там было тоже. Да, вот именно квадриорги. А там обед холодный. Ой, там все будет горячее на подогреве. Там светский стол. Ну там вот стол поздно. Потом будем клиент. Да, там фотография. Kuulete, kuidas linnud laulavad? Детки, Италия даже не нужна. Сорренто. Александр. Ну да, нам было бы далековато. Ну не далековато, но надо. А допустим, а стол, допустим, сам не доедешь. Почему? Пешком сама идешь и гуляешь там. Вышел,
mäe sees. Nii et suur maja, mis sai valmis 1899. aastal, mille ümber tehti suurepärane park. Pargi arhitekt, looja Georg Kuppalt oli Riia linnaparkide arhitekt. Ehk kui te jalutate Riias, Riia kesklinn on väga ilus. Ma käin nagu rohkem sinna, käin süüa tees. Ma teen normaalselt süüa, tavalist söögi ja kõik ütlevad, et ma olen hea kokk. Tegelikult ei ole. Sellepärast, et ma lihtsalt Aitäh. Küsimusi. Ma arvan, kuidas minu ema ja vanaema on teinud. Aga seal nad on niimoodi, et värkinud sees enam ei koolina. Tule, ei keeda vaan asjad. Ja kaikki Ma pööran pea ära, kui küsitakse pärast sind juhtust, ma ei näinud. Kirjutatud seinte peale. Ja... See on liivakivi. Liivakivi, kõik selline siin. Et see on eesti keeles allikas. Radniks teinud. Praegu väga palju vett ei tule. Peaks olema värske. Peaks olema. Usun. Kui vaja joon. See krott kui vana. No kui kõike seda ehitati siin 100 aastat tagasi ja rohkem, siis tehti ka kõik need asjad siia. Et jah, just. Sest enne seda oli siin lihtsalt mets ja põld. Midagi ei olnud. Siin oli talumaa. Ja siis ehitati kõik. Ja siis tuli aednik. Aednik on see, kes puid ja põõsaid siis ilusasti korraldab, et kuhu istutada. Наверное, можно выпить, знаете, как эти коробки, See laulab Paula, sul on poisi pea. Poisi pea on sul. Vot just, päris, vot see. Paula on tüdruk. Paula, sul on poisi pea. Ja siis on laulusõnad on sellised, et kui algab meie tantsutuur, ei takista frisuur. Et kui tantsime, siis juuksed ei takista. Ei sega. Мне мало вчера было, сегодня добавили.
Ja siin nüüd kõik graatsiad, palun pildile. Graatsiad. Sina ka. Baleriina. Ei tule. Ma võin spakaati ka teha. Mis eest, et mul on 120 kilo. Спортсменка и просто красавица. Коммунист, комсомолка, спортсменка. No nii. Nõukogude ajal oli siin piirivalve. Teate, mis on piirivalve? Граница. Bodyguard. Bodyguard, issand, bodyguard on see, bodyguard. Ja siis oli neil siin oma see maja. Будка. Budka. Да, охранная. Ja siis, kuna see piirivalve kontor oli Tapal, siis viidi see kuju sinna. Sest seal olid siis sõdurid, Солдаты. naisi ei olnud. Ja kui igatsus tuli peale, siis nad vaatasid neid seal. Et seal Tapa piirivalve jaoskonnas või selles Budka juures oli siis naised. Ja kui nüüd 90-ndatel hakati taastama veel suuremalt seda parki, siis toodi see kuju ära sealt siia, endise koha peale. Sest selle pargi häda on see, et väga paljud skulptuurid, kujud on kadunud. Neid viidi ära kusagile. Nii. Elavad, mitte elavad, kõik on. Sest saate aru, naine ongi graatsia. On ju? On ju? Sellepärast, et see ei loe, kas sa oled selline või nagu mina. Ja absoluutselt ei loe. Ja uskuge, et maailm ongi parem, kui ka naised on kõik erinevad. Mõelge, kui kõik naised oleksid modellid. Kui igav see oleks. Kõik ühesugused. Pikkade jalgadega. Deep smiling näoga. Mina ei taha. Mina ka ei taha. Nii et siin töötab loodusainete õpetajana minu pojanaine. Ehk siis, said aru? Poeg on leiterahvas. Pojanaine on tema naine. Tema on seda õpetaja. Minevas. А так как ровно? See on lossi koht. Aitäh! Teile ka! Может, близко втроем по чуть-чуть? Сергей, ай-яй-яй. Мне можно. Ти сказала.
kui me tahame Narva minna, siis me peaksime lihtsalt pöörama ära ja sõitma niimoodi. Ta on selline pikk tänav ja siis ta keerab. Maja ees, mida ei ole järgi, ta on ainult fassaad, esikülg ja siia on nüüd pandud pildid mõnedest kuulsatest vene puhkajatest, kes siin on olnud, kes on vene taustaga inimesed, need teavad, kes on Repin, kes on Severianid. Aga siin, kui me edasi liigume, siis on need pildid siin mõned, mis ongi need samad kärud. Näete, seal on üks mees juures. Ja nii et seal on siis üks ilmus näide huvitavast naisest, kelle käed on kaetud ja keha on kaetud. Ja see on inetu, see on halb. See on moraalselt halb, öeldi. Ja teate, tookord ka ei päevitatud. Miks öeldakse nende inimeste kohta, kes olid kõrgest soost rikkad, et teil on sinine veri? Sest nad olid päevitamata, nad olid valge nahaga ja siis need veresooned paistsid läbi. Ja sellepärast öeldi, et need on sellised siniverelised, sest nad olid väga valged. Ja venekeelsetel kaartidel on veel Kungerburg, kuna nemad kasutavad ju G-d. Kungerburg, vene slaavi variasioonis on teistmoodi. Ja nüüd mõned vanad pildid veel, nii ma proovin siin. No näete, lehtlad. Milleks tuldi siia? Kindlasti tuldi siia, kui sul oli noor tütar, kes tuli mehele panna. Sest suvel mürtsus siin muusika, orkester mängis, olid tantsud. Täna ei ole mitte kusagil Narva-Jõesuus tantsida.